spämmida. Nii et ikka tekstülesanded protsentidega ja kujunditega ja veel teema on meil sama. Klassitööde vihikusse. Nii. No, kui on meil vaja kirja panna mingi p% mingist arvust, no tavaliselt see, mida me x-iga tähistame, ja, x-ist, siis me kirjutame, kuidas siis p sajandik, p on protsendimäär, ja, korda x ja parem kümnend muuruks, ja. Oli nii, et 1%-ga siin ei kirjuta. Ja mis me ütlesime, õpik, lehekülg 123, ma loodan, et te juba loete, juba mõtlete, ülesanne 497. No loeme koos. Kui ruudu iga külge suurendada 25%, siin on mõeldud sõna võrra, eks ole, suureneb ruudu ümbermõõt 48 sentimeetrit võrra. Leia esialgse ruudu külg, no ja pärast ümbermõõdu ja pindala ka. No kui külje pikkust teame, siis ruudu ümbermõõdu leidmine on lihtne ja pindala ka. Aga pange tähele, me juba nagu tegime teiega ülesanded, et oli ruud, siis midagi muudeti, et tekkis mingi. Aga siis meil oli lihtsam olukord, sest uue kujundi ümbermõõt oli antud. Siin ei ole antud. Siin on antud niimoodi, et ümbermõõdude erinevus on 48 sentimeetrit. Nii et joonis elas hästi ruud, väike ruud. Suurendati igat, no ma arvan, et te saate aru, et esialgse ruudu külje pikkust küsitakse, tähistame x-iga. Ja igat külge suurendati, tekkis suurem ruut. On ju nii? 25 neljandiku võrra ju suurendati, jah? Nii, ja nüüd rohkem x-i meil ei ole, me peaksime siis see külg, selle külje pikkuse siis x-i kaudu avaldama. Et see oli siis x, mida suurendati 25% x-ist veel, jah? Ehk see on, siin ei tohi võrdusmärkana, on 1x pluss 25 sajandik x-ist, jah? Korda x on nii. 25% x-ist on 25 sajandikku. Korda x, me võtame selle reegli. Nii, ja siis on 1x pluss 0,25 x-i. Nüüd on siis 1,25 x-i. Et nüüd ikka ruut, aga külje pikkus on 1,25 x-i, jah? Avaldatud selle esialgse ruudu külje pikkuse kaudu. Igal pool on 1,25 x-i. Igal pool. Nii. Ja vaadake, no meil on seos ümbermõõtude vahel, et uus ümbermõõt on meil siis suurem 48 sentimeetrit võrra. Pane tähele, meile ta ei ole antud. Meil on antud erinevus. Et meil on siis esimene ümbermõõt. Muideks see on x pluss x pluss x pluss x, 4 korda x, on ju. Ja teine ümbermõõt on 4 korda ja see külje pikkus on 1,25 x-i, jah? Muideks see on 5 x-i, kui sa korrutad läbi. 4 korda 1,25 on 5 x-i. Ja nüüd meil on antud, et P2 teise suurema ruudu ümbermõõt on 48 sentimeetri võrra suurem, kui see esimene oli. Ehk me võime kirjutada niimoodi P2 miinus P1 võrdub 48, on ju? Võid kirjutada muideks ka P1 pluss 48 võrdub P2, see on ka loogiline. Et uus ümbermõõt, 5 x-i, miinus vana ümbermõõt, nende erinevus, vana oli 4 x-i, jah? On 48 sentimeetrit.
Nii et x võrdub 5x miinus 4x on 1x, x võrdub 48, jah? Et siin oli siis 48. Esialgse külje pikkus on 48 ja leiame siis uue külje pikkuse, et suurema ruudu, see on siis suurendati 25%, oli siis 48 pluss veel 25% 48-st. No ma loodan siis aru, 25% on neljandik osa. Jagame 4-ga, 48 jagada 4-ga on 12. Nii et 48 pluss 12 on 60 sentimeetrit. Nii et oli 48 külje pikkus, nüüd on 60. Ja kuidas me kontrollida saame? Meil on antud ümbermõõdude erinevus 48. Leiame esimese ümbermõõd. Esimese ruudu ümbermõõd on siis 4 korda 48. 160 pluss 32, 192, jah? Ja suurema, eks ole, selle teise ruudu ümbermõõd on siis 4 korda 60, on 240. Ja kui sa lahutad, peab olema 48, ja? Ümbermõõd suurenes 48 sentimeetrit. Kas me saame? Minu teada saame küll. Erinevus on neil 48. 240 miinus 192 on täpselt 48 sentimeetrit. Nii et kontroll tuli välja. Nii et esialgse, kuidas me siis võime öelda vastuseks, esialgse ruudu külg on 48 sentimeetrit, jah? Esialgse ruudu külg. No öelge, kas te saate aru üldse või kirjutage? Nii, esialgse ruudu ümbermõõd. Aga me leidsime. Esialgse ruudu ümbermõõd meil oli P1 192. Me juba leidsime. Ja veel küsitud pindala. Esialgse ruudu pindala S1. No palju on see on ruudu külg ruudus 48 korda 48. No aja kokku hoiu mõttes taskuarvuti. 48 ruudus või 48 korda 48, 2304 sentimeetrit ruudus. Nii, no vastust ja oleks viisakas kirjutada. Esialgne külg, esialgne ümbermõõd ja esialgne pindala. Nii, no pange tähele, jah, sarnaneb sellega, mida me tegime, ainult natuke raskem, sest oli meil ümbermõõd antud, nüüd ei ole ka seda. Meil on antud ümbermõõtude erinevus. Nii, no kui küsige siis praegult, kas raskemad ülesanded, palun, küsige. Te võite kirjutada. No, te olete täna enam vähem tublid. Dima puudub ja kahju. Ma ei näe teie chati praegult üks hetk. Lülitan sisse teda. Nii, Emeli kirjutas korras. Kuidas teised? Raske, aga väikest viisi saate hakkama ju, eks ole? Liisa, tubli, aitäh. Nii, vaadake, 498, järgmine 498. Ma vist seda enam ei taha. No, väga hea. 498, jälle näete, midagi tehakse, jälle protsent, jälle kujund, nii et ma uuesti parem. Nii, loeme. Kui võrdkülgse kolmnurga iga külge vähendada 15%, väheneb kolmnurga ümbermõõt 36 sentimeetrit võrra. Leia esialgse kolmnurga ümbermõõt ja pindala.
kui kõrgus moodustab võrdkülgse kolmnurga küljest ligikaudu 86,6%. No enne kui te leiate esialgse kolmnurga ümbermõõt ja pindala, teil on vaja esialgse kolmnurga ikkagi külg leida. Aga väike joonis. No elas hästi võrdkülgne kolmnurk. No visandame. Ei hakka konstrueerima. Lihtsalt näitame. Võrdkülgne. Nii, ja no ma loodan, sa saad aru, et selle külje pikkus ongi meil X. Ja nüüd vähendati igat külge. Ikka jäi võrdkülgne, aga väiksem. Ikka jäi võrdkülgseks, aga väiksem. Eks ole? Kolmnurgakene. Nii, ja vähendati 15% võrra. Oli X ja lahutati, vähendati mida? 15% millest? No ikka X-ist, esialgsest, jah? Ja 15% miinus. Ehk see on X miinus 15 sajandiku korda X, on ju? 15% X-ist on 15 sajandik korda X. Nii, kuidas me siis kirja paneksime? 1X, see on 1X, miinus 0,15 X-i. No ma loodan, et sa oled minuga nõus, kui sa ühest lahutad 0,15, me saame 0,85 X-i. Ja nüüd see tähendab, uue selle väiksema võrdkülgse kolmnurga külje pikkus X-i kaudu on siis niimoodi. Ja nüüd, mis on kõige hullem, meil ei ole ühtegi ümbermõõtu antud. Meil on öeldud, et ta ümbermõõt vähenes 36 sentimeetrit võrra. Et siis see esimene ümbermõõt on 36 sentimeetrit võrra suurem kui see teine. Aga kõigepealt me ümbermõõdud ikka peame kirjutama, mis see esimene oli X pluss X pluss X, 3 korda X, on ju? Ja teine ümbermõõt on siis 3 korda 0,85 X-i. Ja, võrdsed küljed, võrdkülgne kolmnurk. No viisakas oleks seda korrutada. Ma kohe korrutan ka taskuarvuti peal 3 korda 0,85, 2,55 X-i. Nii, no ja kui erinevus nendel on 36, jah? Et kui esialgsest, mina teen vot sellise loogikaga, ümbermõõdust lahutada saadud ümbermõõt, see on siis 36. On ju nii? Vähenes. Nii et 3X-i miinus 2,55 X-i võrdub 36. No lahutame. 3 miinus 2,55 on 0,45 X-i võrdub 36. Jagame 0,45-ga ja saame X-i kätte. Nii et 36 jagatud 0,45. 80. No sentimeetrit, jah? Ehk esialgse kolmnurga külje pikkus on 80 sentimeetrit, jah? No kuidas me kontrollime? Vaata, mida raskem ülesanne, seda tähtsam on kontrollida, kas me ikka teeme kõik õigesti. Et meil on vaja leida mõlemad ümbermõõdud ja pärast lahutada ja vaadata, kas erineb 36 sentimeetri võrra või ei. On ju? Esimene ümbermõõt on siis 3 korda 80, 240 sentimeetrit. Ja teise ümbermõõdu leidmiseks mul on vaja veel selle külje pikkuse leida. Arvutan siis, X on mul 80 miinus 15% 80. No ma loodan, et seda te kõik oskate, mina proovin peast. 10% 8, 5% 4, 15% on 8 pluss 4, 12. Nii et 80 miinus 12 on 68. Nii et selle väiksema kolmnurga külje pikkus on 68 sentimeetrit. Nii et ja siis ümbermõõt on 3 korda 68. Nii 180 pluss 24, 204.
ja tõesti lahutame me esimesest ümbermõõdust, mis suuremast väiksema, eks ole, kolmnurga ümbermõõdud 240 miinus 204 on tõepoolest 36 sentimeetrit. Nii et meil on õige kõik. Aga pange tähele, siin on veel lisaks teile küsitud, et esialgse ümbermõõtleid pindala. No mäletad, pindala on alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Aluseks võib olla suvaline külg. Nad on kõik võrdsed ükskõik ja tõmbame kõrguse, eks ole, kas või alla. Ja kõrgus on sul 86,6% küljest, et H on siis 86,6% sellest küljest 80. On nii. No seda ma peast ei taha arvutada. See on siis 0,866 korda 80 ja ma teen reegliga. 86,6 sajandikku on nii palju. Ja taskuarvuti 0,866 korda 80. Siin on siis kõrguse suurus on sul 69,28. Siin on, see on see jutt. Nii et ja pindala on siis 80, see on alus, jah? Külje pikkus korda kõrgus. Ta on muideks ligi kaudu antud, jagatud 2-ga. No võib taandada 40 korda see kõrgus, jah? 69,28. Ma loodan, et ma õigesti nuppudele vajutan. No mina sain ligi kaudu seda 2771,2 sentimeetrit ruudus. Nii et vot selline ülesanne, pange tähele, juba huvitavam ülesanne, jah? Ja peab midagi oskama. Nii, ja veel lahendame õpikust ülesande 495 ja seal on juba risttahukas. Kas teil on küsida? Teil on lubatud ekraani peale siis nagu ka joonistada, kus on küsimus, sa võid näidata või küsida chatisse, palun. Muidu ma lähen edasi. Kas võib minna edasi? Emily, aitäh. Alisa võib, okei, aitäh. Nii, no vaadake kiiremini, palun. Aega on vähe meil. Ülesanne ristahukas, tuleta meelde. No, meie tuba on ristahuka kujuline, jah? Et millest üldse jutt on? No, visandame kas või nagu mina kiiresti pastakaga ristahukat. Mina alustan alt, eks ole, ta paistab kui rööpkülik. No ülesse, valin selle ristahuka kõrguse ja kogu aeg samasuguse kõrguse joonestan. No proovin vähemalt kogu aeg samasuguse kõrguse joonestada. See on nagu kõrge mul. No kole aga ikka. No millised mõõdud? Pikkus, laius, kõrgus on ju? Pikkus, tavaliselt A. Siin on pikkus, siin on pikkus, siin on pikkus ja siin on pikkus. 4 ühesugust pikkust siin. Laius, tavaliselt tähistatakse B-ga. See võrdub sellega, võrdub sellega, võrdub sellega. 4 ühesugust lõiku, jah? Ja kõrgus, C-ga tavaliselt. No kus on kõrgus? Ma 3 kriipsuga. On see kõrgus, on ju? See on kõrgus. Nii, no siis loeme. 495 risttahukas. Leia risttahuka ruumala. Ruumala on pikkus korda laius korda kõrgus. Ei saa leida, kui sa neid ei tea. Eks ole, nii et meil on tarvis leida. Kui risttahuka pikkus on 20% ja laius 10% suurem kõrgusest. See tähendab, pikkus on 20% võrra suurem kõrgusest. Laius on 10%
võrra suurem kõrgusest ning servade kogu pikkus, no see ongi ümbermõõt ja kõik me liidame kokku, on 528. Et pane tähele, meil on 3 tundmatut, a x on meil ainult 1. Ja pane tähele, meil seos antud kõrgusest, kogu aeg kõrgusest, nii et tähistame x-iga kõrgust, jah? Pikkus on 20% võrra suurem kõrgusest, siis x pluss veel 20% ikka x-ist, on ju? No ja see on 1x pluss 20 sajandikku korda x. Ehk see on 1,2x. Ja laius on 10%, eks ole, x-ist juurde. Ehk x pluss 10 sajandikku korda x, on ju? Ehk x pluss 0,1x. See on siis 1x pluss veel 0,1. See on 1,1x. Nii et pane tähele, kõrgus on meil x. Kõrgus tähistasime x-iga. Laius on 1,1x. Ja pikkus on meil 1,2x. Nii et x-i kaudu kõik 3 tundmatut avaldatud. Ja mis meil siis servade kogu pikkus on? Mina tähistasin B-ga. No, pikkust on mitu tükki. 1, 2, 3, 4. 4 A-d pluss laiust on 1, 2, 3, 4. 4 B-d on ju ja kõrgust 1, 2, 3, 4. 4 C-d. Valem on selline. Muideks te võite 4 sulgud ette panna. Samasugune servade, kõikide servade pikkuste summa. Ja servade pikkuste summa. Nii et teil on see antud, jah? No mina kirjutan niimoodi, et mis see siis 528 on? 4 korda pikkus 1,2x pluss laius pluss kõrgus. Nii. No võite siin kokku võtta, võite sulud avada. Millegi pärast mina arvan, et te avate sulud. Ma teen nagu teie, ega see viga ei ole. Siin on 1 muideks. 4x. Nii, palju siin on 12 pluss veel 1,2, 13,2x. Nii, no ma loodan, et te arvutate koos minuga, eks ole? Te jõuate taskuarvutil kiiremini kui ma peast, nii et jagame siis 13,2-ga. 40, ilus vastus, 40 sentimeetrit, jah. Et see on siis meie kõrgus, jah. Saime, et kõrgus, see on C muideks. Kõrgus on C tähistatakse. 40 sentimeetrit. No laius, see B. No 10% võrra suurem. 40 pluss veel 10% 40. Ma loodan, et sa näed, et see on 4. Et see on siis 44 sentimeetrit, jah? Ja pikkus oli meil 20% suurem, jah, kui 40. 40 pluss veel 20% 40. No 20% 40 on 8, ma loodan, jah, 10% 4 ja 20% on 2 korda rohkem, 8, 48. Ja nüüd selleks, et leida seda ruumalat, ma kirjutan üles, kus on ruumala valem, pikkus korda laius korda kõrgus, meil on juba kõik teada, lihtsalt korrutame läbi, et see on siis pikkus korda laius korda kõrgus. Nii 48 korda 44 korda 40. No mina sain niimoodi.
Ma loodan, teie arvutate ka. Vot selline siis ülesanne. No pange tähele, siin on juba ruumiline geomeetria, ruumiline keha, ristahukas. Ja jälle nagu muud protsendina antud erinevusprotsentidest. Nii et no minu arust, et päris keeruline ülesanne. Nii et küsige. Ahah, ma loodan, et kirjutate kaasa. Väga tublid. Ja no vaadake, väga ehmatada ei ole vaja. Tehke joonis, tuletage geomeetria valemid. Te peaksite kindlasti oskama, et aeg juba saab otsa mul, oskama tähistama. Te peate oskama tähistama. Kui suurem protsentides, ma loodan, et sellega juba palju tegeleme, te oskate. Nii, kui küsimusi ei ole, et ma siis lõpetaksin. Et nii kallid,